Näitus Klaasimeistrid on terviklik ruumiline ja kultuuriline kogemus, mis jutustab Eesti vanima tööstusharu loo. Eestisse tulid klaasimeistrid enamasti Saksamaalt. Kohalikke klaasimeistreid ja disainerid hakati koolitama Eesti Vabariigi loomise järel. Näitusel antakse vastused küsimustele, millised on Eesti klaasitööstuse juured ning millises seisus on tööstusharu praegu. Kuna me tahtsime ikkagi näidata ühelt poolt seda klaasi ilu, aga teiselt poolt ikkagi ka nagu see näituse pealkiri klaasimeistrid ütleb seda klaasi tegemist, seda meistritööd, seda meisterlikkust, mida nõuab klaasi tegemine. Ja ütleme, kui väga paljude materjalide puhul me oleme ikkagi väga konkreetselt mingisuguses esemetüübis kinni, siis tegelikult klaasi puhul meil on käed nagu vabad, et me kujutame ette, et klaas on kas pudel või aknaklaas, aga ka peeglid, klaashelmed, tänapäeva kas või kosmosetehnoloogia, kõikjal on klaasi vaja ja muidugi väga oluline on klaasi puhul ka tänapäeva maailmas see, et ta on taaskasutatav. Ta on ainus materjal, mis on täiesti 100%, sa võid temast teha uue eseme, nii et tema kvaliteet ju ei kannata. Näituse ülesehitus aitab klaasesemete kujundamise ja tarbimise lugu rääkida mitmel tasandil. Kujundites, ruumiliselt, materjalide ja detailidega. Näituse sisearhitektide ülesanne oli luua mitmekihiline võlumaailm, mis tooks välja klaasi kui materjali eripära. Näituse kujunduskontseptsioon sai alguse tegelikult hästi lihtsast printsiibist, et me vaatasime klaasi omadusi. Et klaas on tugev, klaas on õrn, läbipaistev, peegeldav, võib-olla värviline või siis valge. Et üritasime leida need klaasi omadused, mida saaks nagu ruumi tuua. Kui näitus algab tegelikult juba nagu esimesel korruselt, ehk siis trepikoja külgsein on kaetud meil moonutatud peegliga ja terve teine korrus siin tõllakuuris on visuaalselt, me oleme nagu loonud külastajale sellise kristallpalee või klaaspalee olemuslikku, et mis oma tummade seintega ja nende ribakardinatega annab siis sellise aistingulise maailma. Kui me seda näituse projekti tegime, siis meie jaoks oli oluline leida mingisugune läbipaistvus ja ruumi, et ei tekiks sellist väga nagu väikeste pisikeste ruumidega näitust. Peale natuke otsimist tulime sellise huvitava leiuni nagu see nöörkardin, et tegelikult mis on nagu juba aegade algusest peale ilmselt olemas, aga tänapäeva sisearhitektuuris mitte väga niisugune tavapärane materjal. Et kui vaadata otse, siis tegelikult see kardin paistab täielikult läbi ja kui vaadata niimoodi nagu nurga all, siis ta tegelikult tekitab sellise nagu ühtse seina, mis mõjub sellise nagu ruumi eraldajana ja tekitabki siia täiesti sellise teise dimensiooni tõllakuuri. Iga näituse osa on graafiline disain. Klaasimeistrite näituse sisu täiendab tagasihoidlik, kuid pilku püüdev disain. Näituse kujundamine annab ruumiloojatele ja disaineritele vabamad käed. Katsetada saab tavapäratute lahendustega, mis on mängulisemad. Graafiline disain ühe näituse puhul saab väga erinevat moodi töötada. Ta võib olla tegelikult täiesti tihe infograafika, viidastik isegi, et kuidas mingisugust infot otsida. Teine äärmus on see, kus võimalikult minimalistlikult lihtsalt annad selle kõige olulisema info. Et see põhimõtteliselt see ongi nagu selle lisainfo andmine inimesele, et mida ta lihtsalt esemeid vaadates või ise kätte ei saa. Meile tunduvad näituse kujundused väga põnevad ja just midagi hingele nende tavapäraste korterite ja kontorite vahele, et sa saad nagu teha sellist natuke installatsiooni tüüpi näitust, mida tegelikult ju sisearhitekti töös tegelikult väga palju sa teha ei saa. Et see ei ole nagu asi, mis sul jääb ja mis peab kestma aastakümneid, vaid tegelikult on nagu omas ajas, ta peab kõnetama külastajat, ta peab kõnetama külastajad niimoodi, et ta ei häiriks eksponaate, aga samas, et kui siia satub selline külastaja, kes tõesti ei taha või teda ei huvita see klaas niimoodi nii süvitsi, siis tegelikult ta väljub siit näituselt ka ruumikogemuse võrra rikkamana.
Tegelikult me teadsime kohe algusest peale, et me tahame selliseid elamuskohti siia luua ja kuna tegelikult see värviline klaasimaailm asub näituse kõige lõpuosas, siis me mõtlesime, et kuna meil kronoloogia on tagurpidi, et meil algab kõige uuemast ajast ja lõpeb kõige vanema ajaga, siis me mõtlesime, et nendele väikestele pruunidele tükkidele oleks vaja natuke särtsu luua ja eks siis, kui inimene jõuab näitusel lõppu, et oleks midagi nagu, mis tema meeli äratab ellu jälle uuesti. Et siin just täpselt on olemas nagu võimendatult siis kõik need klaasi omadused, et nii läbipaistvus, peegeldus, moonuntamine, et need kõik asjad on ühte siia pisikesse ruumi kõik kokku pandud. Klaas on habras, tugev, ilus, mitmekülgne ja inspireeriv. Selles ongi tema võlu ja unikaalsus. Põhjus, miks me sellest räägime ja klaasesemeid kogume. Põhjus, miks klaas vaimustab. Näitusele klaasimeistrid on kokku kogutud nii laialt levinud klaasesemeid kui ka haruldased esemed. See aitab väärtustada tarbekunsti, mida muidu ehk iseenesest mõistetavaks peame. Klaas on ju siiski paljus see nii-öelda olmeese. Seda, kui palju on inimestel klaasi kodus. Minul on ju need kataloogid ja kui paljude esemete puhul ma olen arvanud, et need ongi ainult kataloogi joonised, et need ei ole jõudnud tootmisesse. Ja tegelikult selle näituse puhul me jällegi tõestasime, et suurem osa nendest kataloogides olevatest vormidest, graveeringutest, et need tõesti ongi olemas. Hästi üllatav oli võib-olla nagu endale see, et mida rohkem sa sellesse klaasimaailmasse nagu sukeldusid, seda rohkem sa igal pool ainult klaasimärkest enda ümber. Et küll kodus, küll vanemate juures ja igal pool, et sul tekkis siuke nagu paranoiline nagu jälgimine klaaside osas. Kui inimene, kes tuleb vaatama, ta äkki avastab mingi väikese eseme, mille puhul ta saab aru, et ta on seda näinud ka kuskil väljaspool muuseumi, näiteks omaenda kapis. Ja see tekitab automaatselt ühtpidi seda austust esemete vastu, mis sul kodus on. Aga teistpidi ka seda niisugust ahaa-efekti, et järelikult sellel on mingi suurem väärtus kui lihtsalt ütleme lillevaas või seal joogiklaas. Et selles mõttes neid asju hakatakse ka paremini hindama. Mis on väga-väga erakordne, on see Grünbergi vint, mis on siis nagu selline vint, mis keerleb selle eseme väliskülje ümber. Vot neid on tõesti üksikuid esemeid. Ja ta oli juba omal ajal hinnaline, teda oli raske teha ja tänapäeval võib-olla mõned üksikud esemed on üldse teada, lisaks nendele, mis siin vitriinis juba väljas on. Aga me kunagi ei tea, millal me teeme lahti ühe järgmise kapi, kus on see olemas.